Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siin neitsidele mai esimeses pooles tuleb suhetes ja armastuses. Mis on tulemas siin neitsidele mai esimene pool, suhted, armastus. Ja üks lõpukaart veel võtta. Ja okei, väga huvitav, see kaart tuli viimasena, selle jätame siia, nii ja nii. Nüüd muidugi esimese kaardina oli neitsidel kohe siin laua peal see karikate emand. See näitab hästi intuitiivset ja spirituaalset ja ka samas emotsionaalset inimest. See on tingimusteta armastuse kaart. Nüüd muidugi naisenergia, eks ju. Et naisenergiat jällegi võib olla nii naisterahval kui meesterahval, ehk see võib näidata mõlemat sugupoolt. Et kui te olete ise siuke hästi spirituaalne ja emotsionaalne inimene ja tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie energiakaart. Samas aga ei ole ka välistatud, et see võib olla siis siuke austaja, partneri või lähedase isiku nagu energia. Aga tegemist peaks siis tõesti olema hästi spirituaalse ja emotsionaalse inimesega. Muidugi nüüd teisena on siin aga väljas mõõkade 2 ja mõõkade 2 tähendab natukene siukest blokeeritust tunnet või otsustusvõimetust. Natukene võib ka tähendada siis mingite illusioonide vangis olemist. Mõõgad on tihti siuksed nagu mentaalsed energiad, muidugi number 2, eks ju, kaart. Kahed tähendavad valiku võimalust. Väga võimalik, et see kaart ütleb siis siin kellegile, et on vastu vaja võtta mingi otsus või on vaja ära teha mingi valik. Ja noh, keegi võib siin natukene olla kinni mingites mineviku sündmustes või kogemustes, aga samas siis tuleks üritada nendest hirmudest vabaneda ja liikuda edasi. Samas aga kolmanda kaardina on meil esimeses reas neitsidel väljas sauade 8 ja sauade 8 on nüüd hästi kiiret arengute kaart. Võib ta näidata positiivseid uudiseid. Ta võib ka olla siuke reisimise või kolimise kaart, kuna ta on hästi liikuv kaart, et noh, sauad, aktiivsus, loovus ja kirglikkus siis, eks ju. Aga see aktiivsus näitab siin nagu tegutsemist ja tegelikult sauade 8 võib tähendada ka positiivseid uudiseid, aga ta ütlebki, et kui te ise tegutsete, siis on väga võimalik, et need arengud hakkavad teie jaoks toimuma hästi kiirelt. Et igal juhul tasub siin nagu edasi tegutseda ja pingutada siis enda eesmärkide nimel. Ja nüüd kohe sauade 8 järgmisena teise rea esimese kaardina tuleb siit välja anda kaariku kaart. Ja kaariku kaart tegelikult on suhteliselt sarnane kaart sauade 8, lihtsalt kaariku energia on veel võimsam. Kaariku ees on muidugi siin 2 hobust, üks on must ja teine on valge, et see võibki jälle näidata siukest mustemat minevikku ja valget helgemat tulevikku. Ja see võib siin öelda, et keegi ikkagi tõesti on siin kinni mingites negatiivsetes mineviku kogemustes, sündmustes või inimestes. Aga kaariku kaart on hästi edukas kaart, on hästi võidukas kaart, saavutuslik kaart, aga ta on hästi siuke nagu enesekindel kaart. Ja kaarik ütleb siis nagu seda, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlalt selles suunas edasi. Ärge laske teistel inimestel ennast nagu ümber veenata või ennast enda teelt kõrvale tõmmata, sest negatiivse poole pealt see kaart võib tähendada seda, et keegi meelega üritab nagu halba nõu anda või teid enda teekonnalt kõrvale tõmmata, et te ei suudaks seda edukust siis saavutada, sest siin on väga võimas siuke edukuse ja saavutuse energia. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on siit välja anda veel neitsile karikate 4 ja karikate 4 on tegelikult positiivne kaart ja ta räägib mingist ülimalt heast võimalusest või mingist ülimalt heast valikust. Ja karikate 4 tegelikult ütleb, et ei tohi vältida kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunast tulevad, sest muidu te magate maha selle hea pakkumise või võimaluse. Ehk igal juhul tasub siin silmad ja kõrvad lahti hoida, et negatiivse poole pealt see karikate 4 on natukene siuke inimeste või võimaluste või pakkumiste vältimise kaart ja ta on ka siuke nagu motivatsiooni puudus või mõnikord tähendada ka solvumist, et mingis olukorras keegi võis siin solvuda, noh, emotsioonid, eks ju. Aga jah, kindlasti tasub siis silmad kõrvad lahti hoida, sest mingi väga hea võimalus peaks ka teie poole teel olema. Ma ei tea, kas on nüüd mingi siuke tööalane võimalus või on see mingi romantiline suhtevõimalus või sõprussidemete võimalus, aga midagi siin kindlasti on. Ja viimase kaardina on siit neitsidele välja anda karikate paas ja see kaart räägib siis täielikult intuitsioonist ja spirituaalsest energiast ja see kaart soovitab siin rohkem usaldada iseenda nagu tundeid või emotsioone ja intuitsiooni. Muidugi baasid võivad olla ka siuksed nagu nooremapoolse austaja kaardid. Natukene lapsik energia, samas võib ta kellegile tähendada ka lapse energiat tõesti siis, aga võib ka siin olla siis, et kellegil on või on tekkimas siis justkui siuke romantiline austaja või siin võivad kellelgi võib liiga palju emotsioone olla, et see on nagu natukene siuke
emotsionaalne nagu ületootlikkus või ma ei tea, kellelgi võib nagu liigselt palju emotsioone olla, ma ei tea, keegi võib-olla nutab palju või mingi sihuke imelik tunne nagu on. Samas meil oli siin kohe alguses väljas see karikate emand, et see näitabki juba sihukest emotsionaalset isikut, aga noh, siin võimalusi on palju ja kuna siin on see mõõkade 2 ka, siis tähendab, et on siin neid valikuid. Lihtsalt karikate 4 ütleb, et haarake mingist heast võimalusest kinni ja Kaarik siis samas ütleb, et te olete edukas ja võidukas, aga te peate endale jääma kindlaks ja tegutsema kindlalt enda teekonnal edasi, et ei tohi lasta siin kellelgi teisel ennast häirida ja samas see peaks siis kaasa tooma teile mingi edukuse või võidukuse. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.